Selle video teema on arvu enesjuur. Me teeme koos ülesanded, mis on pakutud harjutamislehel 4.1. Esimene ülesanne siin on vaja lihtsustada ja me vaatame omadused, mis asuvad paremal pool, et mis omadusega, mis valimiga saab siin lihtsustada esimeses. Siin sobib viimane 5. valem. Kui meil on üks juur ja teine juur ka, siis me võime ka juurde astmed korrutada. Siis me korrutame 3 ja 2. 2 sellepärast, et see teine juur, see on ruutjuur ja selle aste on 2. Kuuenda astme juur aast. See ongi esimese ülesande vastus. Teine ülesanne. Me kasutame siin esimene omadus ja meil on praegu selle valemi parem pool antud. Me võime kirjutada see sama seos, aga kasutades ainult üks juuremärk ja korrutades arvud juuremärgi sees. See on siis 4. astme juur A korda A astmel 7. Edasi me võime korrutada A ja A astmel 7. Siin me ka kasutame omadused, aga need ei ole juurde omadused, need on astme omadused. Me võime liita 1 ja 7. Selle A aste on 1. Siis me saame, et 4. astme juur aast astmel 8. Kui me kasutame siin 3. omadus, siis me võime 4 ja 8 jagada sama arvuga. Mis arvuga saab 8 ja 4 jagada? Seda saab jagada 4-ga. Siis jääb siin 1 4 ja kui me 8 jagame 4-ga, see on 2. Kui me saime, et juure aste on 1, see tähendab, et juurt enam pole. Ja A jäi ruudus. Teine on ka tehtud. Nüüd on 3. Kõigepealt vaatame, et meil on esimene juur on ruutjuur ja teine juur on 4. astme juur. Me ei saa kasutada kohe esimest valemi, sellepärast, et siin peavad olema sama astmega juured. Aga me võime kasutada 3. omadus. Me juba kasutasime ülesandes number 2 seda omadust, me jagasime seal, aga samamoodi me võime ka korrutada juure aste ja juuritava aste sama arvuga. Et meie eesmärk teha sama astmega juured. Meil on see, mis on paremal pool, see juur on 4. astme. See tähendab, et see esimene me võime korrutada 2-ga, nagu laiendada, kasutades omadus number 3. See näeb välja niimoodi. Kui ma korrutan 2-ga, siis see 2, mis oli, kuna see oli ruutjuur, me korrutame 2-ga ja x ka võtame ruudus. Ehk siin me lisasime 2 ja 2, kasutades 3. omadus. See teine juur, mis on 4. astme juur, me kirjutame uuesti. Neljanda astme juur, x ruudus, see on meie esimene ja 4. astme juur, x astmel 5. Ja nüüd me võime kasutada esimene omadus, nii nagu me kasutasime eelmises ülesandes. 4. astme juur, x ruudus korda x
astmel 5. Nüüd on astme omadus, et me 2 ja 5 liidame kokku. Ja siin ma pakun, et tegelikult kui te jõudsite selle hetkeni, et see on juba väga hea, aga ma siin pakun, et me võime teha niimoodi, et me see aste 7 esitame nagu 4 pluss 3. Ja siis kirjutame tagasi korrutisena, see on x astmel 4 korda x astmel 3. Ja nüüd, kui ma kasutan esimene omadus, ma võin kirjutada niimoodi, et see on 4. astme juur x astmel 4 korda 4. astme juur x astmel 3. Miks ma niimoodi tegin? Sest et kui meil on arvu aste ja juure aste sama, siis jääb lihtsalt see arv x. Aga see teine x kuubis ja 4. astme juur jäävad samaks. Me siin ei saa midagi teha. Et see võiks olla ka vastus. Et see on juba hea vastus ja see ka võib proovida saada sellist. Järgmine 4. Kuna siin see kõik see kuupjuur 4a kuubis, me võime kasutada omadus number 4. Ja tõstame see kuub sisse. Ja nagu eelmises me tegime, et kui juure aste on sama nagu astendaja siin, siis nad kaovad ära ja jääb ainult 4a. Tegelikult siin, kui me seda teeme, me kasutame omadus number 3. Et me 3-ga taandame, jagame, siis jääb juure aste 1 ja arvu aste ka 1. Nüüd on 5. Siin on jagatis ja see jagatis on esitatud selle märgiga. Aga meie teine omadus, siin on ka jagatis ja see on esitatud murdjoonega. Et murdjoonega ka võiks olla. Ma võin kirjutada niimoodi ja kui ma kasutan seda omadust, siis ma kasutan üks juuremärk ja jagan seal sees. Kui ma jagan, ma lahutan astmed. See alumine ka on astmel 1.
siis see on ruudjuur K ruudus. Nagu me tegime neljandas ja enne seda ka, et kui juure aste ja arvu aste sama, siis jääb lihtsalt K. Järgmine. Siin me kasutame esimene omadus. Meil on üks juuremärk astmel 4. X astmel 5 korda Y kuubis korda X kuubis korda Y. Ehk kõik korrutised on ühise juuremärgi all. Nüüd, mis juhtub siin X-iga? Liidame astmed. 5 pluss 3 ja Y astmed ka. 3 pluss 1. Nüüd ma kasutan uuesti esimest omadus ja kirjutan niimoodi. See on eraldi neljanda astme juur X astmel 8 korda neljanda astme juur Y astmel 4. Jagame 4-ga, siin on 1, siin on 2, jagame 4-ga, siin on 1, siin on 1. Kuna juure aste on nüüd 1, siis juuremärk kaob ära. Jääb X ruudus ja korda Y. Ja viimane 7. Ta on sarnane selle 6-ndaga, aga 6-ndas oli see pluss, et mõlemad juured olid sama astmega, 4. astmega. Nüüd juure aste on 2, esimene juure märk, ja see on ruudjuur ja siin on kuub. Et edasi minna, meil peab olema sama aste, juure aste. Et me juba teiega kasutasime üks omadus, mis oli omadus number 3. Meil on vaja teha sama aste, kuna esimeses on 2. Ma kirjutan nüüd siin. Ma laiendan seda 3-ga, sest et siin on vaja saada 6. astme juur ja selles teises me ka teeme 6. astme juur. See tähendab, et mõlemad A ja B kuubis me võtame astmel 3. Seda me tegime siis esimesega ja mis me tegime siin, me lisasime 3 siia ja siia. Aga teises me lisame samamoodi 2, et meie vana juure aste on 3. Me korrutame seda 2-ga. A ruudus korda B. K ruudus. Ehk siin me lisasime 2 ja 2, kasutades 3. omadus. Mis tulemuse me saime? Kuidas astendamine toimub juuremärgi all? See kuub, mis on siin pandud, me pigem seda kustutan. Vabandust, siin 3 ikka oli. Me peame võtma kuubis A ja B kuubis veel kuubis. Et see on A kuubis
korda B kuubis ja veel kord kuubis. Teises jällegi 6. astme juur A ruudus ja veel kord ruudus ja B ruudus. Me võime juba kasutada ühine juuremärk. Meil on A kuubis, edasi kasutan astme omadus. Selline omadus on, et 3 ja 3 me korrutame. Et see on siis B astmel 9. Samamoodi ma korrutan 2 ja 2 siin. A astmel 4 korda B ruudus. Nüüd A liidan astmed kokku. B liidan astmed kokku. Ja see on juba hea vastus, aga saab ka natukene edasi minna, et ma eraldi nüüd kirjutan A astmel 7, see on astmel 6 korda A. Ja 6. astme juur B astmel 6. Korda B astmel 5. Miks ma valisin sellised 6, sest et mina tahan võtta üks see A, mis siin on. Tema aste on 6 ja juure aste on ka 6, siis jääb ainult A korda 6. astme juur A-st. Samamoodi ma teen B-ga, see on B 6. astme juur B astmel 5. Ja nüüd ma saan ka kirjutada niimoodi. Mul isegi mahub. 6. astme juur A ja B astmel 5 ja AB on ees.